Ilus keha ei ole eesmärk omaette. See on pigem teatud meisterlikkuse näitaja. Kuidas minimaalse sekkumisega saavutada maksimaalselt hea tulemus. Suurem rõõm tekib just oma meisterlikkuse tunnetamisest keha üle. Oma väe tagasisaamisest. Ilus trimmis täiuslik keha ei tee sind keha orjaks. Täpselt vastupidi. Mida kehvemas seisus su keha on, seda rohkem sa pead teda orjama. Kuid kui sa oled muutnud oma keha selliseks, et sul pole ühtegi põhjust tunda ebamugavust või vastuseisu, et su keha päriselt meeldib sulle, laseb keha su vabaks. Sa hakkad elama kehas nagu uues luksautos, kus on lihtsalt väga mõnus olla. Keha ise hakkab tootma peent naudingut, tänuks selle eest, et sa oma rumalusega ei karista teda enam. Sa lubad tal täiel rinnal elada. Ja nii annab ta sulle vabaduse uurida veel palju sügavamaid, olemuslikke naudinguid, mis ei sõltu enam üldse kehast. Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning täna oleme me tulnud tagasi uue episoodiga, mille teemaks on ilusa ja terve keha loomine. Episoodis jagab Annika, kuidas teha enda keha nii totaalselt terveks, tugevaks ja ilusaks, et su keha toodab sulle edaspidi vaid suurt naudingut ja heaolu. Selle kõige tehniliseks baasiks jääb aga endiselt Sedona meetod ehk elu lõhkuvatest emotsioonidest vabanemine ning pingutuseta loomine, et loomislaborit tundma õppides täita kõik need hinge kõige sügavamad igatsused. Järgmine palju nõutud pingutuseta loomise kursus stardibki juba 16. aprillil ning kestab 11. juunini. Kursusega on veel võimalik liituda. Ning alates aprillist on meil Sedona meetodi baaskursus uues formaadis, ehk kursust on võimalik soetada igal ajal videokursusena, millele jääb sul eluaegne ligipääs. Ning tuletan ka meelde, et endiselt saabub kõikidele Oomika meililistiga liitujatele igal esmaspäeval üks tasuta Yoga Nidra salvestis. Meililistiga saab liituda Oomika kodulehel. Kuid nüüd tänase episoodi juurde. Ilusat kuulamist! Inimese elu sügavamalt tasandilt vaadatuna on lõpetada samastumine oma keha ja psüühikaga. Saada teada, kes ma päriselt olen. Juurduda mina kogemusse ja õppida elama teadvusest, mitte psüühikast lähtuvalt. Areng järjest kõrgemate teadvuse tasandite suunas on targaks saamise mäng. Mida targemalt sa elad, seda paremini sa ennast tunned. Sellel teel varem või hiljem viib elu sind kokku kõige olulisema teadmisega. Teadmisega sinu viiedimensionaalsest ülesehitusest. Teadmisega sinust endast. Kogu elu mängu taga. Sellest oli pikemalt juttu ühes eelmises podcasti osas, ma soovitan seda väga üle kuulata. Siin füüsilises reaalsuses elad sa keha sees. Keha on eeltingimus, et siin toimetada. Juhtub su kehaga midagi ja see mäng on läbi. Jääb su keha haigeks ja kõigel sellel, mida sa muud siin mängus loonud oled, ei ole enam mingit väärtust. Tervis on kõige olulisem, et see mäng siin füüsilises reaalsuses oleks mõnus, nauditav, mängitav ja saaks jätkuda. Tervis on kehas voogav elujõud, mille väljendumiselt on eemaldatud kõik takistused. Ehk keha normaalne vaikimisi seisund on piiramatu elusus, mille üks väljendusi on täiuslik tervis. Täiuslikult terve keha on ilus. Kogu su elu on kogemus. See on fakt. Sa koged ainult seda, millele su tähelepanu fookus häälestub.
Kas see on fakt? Kui sügavalt ja täpselt endale selgeks teha elu toimimise baasalused, hakkab sulle koitma, et lõviosa sellest, mida sa oled pidanud paratamatuseks, et ma pean seda kogema, mul pole siin mingit valikut, on tegelikult luul. Üks suuremaid valesid, mida meile õpetatakse, on teadmine füüsilisest kehast. Siin on üks vale teise otsa. Ja kogu selle massilise valeõpetuse tulemuseks on keha, mis sulle ühel või põhjusel või teisel moel haiget teeb, mis sulle ei meeldi. Ta kas pole piisavalt terve, piisavalt ilus, piisavalt sale, piisavalt tugev, you name it. Kui sa saaksid oma keha täiesti vabalt ümber modelleerida, kui ta oleks nagu plastiliin, mida sa muudaksid? Kuidas ma tegelikult kogeda tahaksin oma keha? Näha teda tahaksin. Kui sa lubad endal intuitiivselt seda kogeda ja võrdled seda sellega, mis praegu siin füüsilises reaalsuses on, siis tõenäoliselt need pildid ei kattu. Miks? Kui sa ei oska oma elus midagi muuta, mida sa tahaksid muuta, siis ainult sellepärast, et sul puudub vastav teadmine. Ma olen suure osa oma elust olnud providentsija ja selle tõttu mul on kehaga väga eriline suhe. Mul on ülikõrged standardid keha suhtes ja keha on minu väga hea sõber. Ma tean, et ma ei ole minu keha. Mul ei ole identiteeti oma kehaga. Mul on identiteet iseendaga, oma olemasoluga. Ma tean, et ma teadvuses mängin keha kaudu. Mu keha on nagu elusainest rakkudes sõiduk. See on realistlik vaade. Ja selline realistlik vaade kehale annab mulle tohutu võimaluste välja keha juhtida ja modelleerida. Sest keha on väga palju rohkem juhitav ja muditav, kui inimesed seda ette kujutada oskavad. Milline mu keha siis on, milliseks ma olen ta teinud? Vaata, kas see kattub sellega, mida sa soovid. Ma olen alati terve. See on minu jaoks nii elementaarne, nii normaalne, et ma ei tule selle pealegi, et võiksin kunagi haige olla. Ja keha kuuletub. Kehal ei tule pähegi haigeks jääda. Viimase 30 aasta jooksul ma olen vist paar korda haige olnud. Ma olen tugev nagu terastross. See on jälle minu jaoks nii elementaarne normaalsus, sest miks ma peaksin elama nõrgana, kui tugevana lihtsalt nii palju mõnusam. Ma olen sale, sest kergena on lihtsalt nii palju kergem. Ma olen nõtke ja sitke nagu pajuvits, sest painduvana on kordades mõnusam kui jäigana. Miks ma peaksin ise oma elu raske keha kaudu ebamugavaks tegema? Kainelt vaadates tundub see ju täiesti arusaamatu. Minu keha sellise isikliku, hästi isikliku subjektiivse kogemusena on 10/10. Sellises kehas elamise kogemus on suht olematu kogemus, kui päris aus olla. Keha on nii kerge, et sa peaaegu ei koge teda üldse. Eks siin puudub raskus. Kui keha tunnetada, siis ta toodab tegelikult peent naudingut. Lihtsalt elus olemise naudingut. Sest elujõud mu kehas voolab vabalt ja elu ise, elujõu voog ise a priori on nauding. Ma olen üle 50 ja reaalselt kogen ennast kuskil 15-sena. 20-sena ma mäletan, ma olin palju raskema enese kogemusega, kui ma praegu olen. Ja ma teen selleks ülivähe, mingi 15 minutit aastaneid hommikuti ja seda ka tegelikult selleks, et mulle nii meeldib neid teha. Keha teenib mind, mitte mina keha. Miks mu keha siis kogemusena on nii erinev tavalisest? Sest ma olen ta selliseks loonud läbi teadmiste ja loonud pingutuseta, täpsuse ja lihtsuse kaudu. Ehk minu kirjeldus kehast vastab reaalsusele ja seeläbi on mul võimekus teda juhtida kordades rohkem, kui seda võimalikuks peetakse. Väga noorena ma avastasin tõese maailmakirjelduse. Tõeselt suudavad elu kirjeldada vaid inimesed, kes on jõudnud kõikide illusioonide taha, kõikide suhteliste tõdede ja pooltõdede ehk valede rägastikust välja. Selliseid nimetatakse meistriteks, pärale jõudnuteks. Need on inimesed, kes on sulatanud egoismi ja jõudnud selle taha, ühesusse, absoluutse õnneseisundisse, vabadusse.
ja see vabadus esialgu ainult kirjeldusena andis mulle sellise aimduse, nii tugeva aimduse nagu läbilöögi tegi kogu mu ellu. Et ma kogu oma elu olen tahtnud ainult seda, see on minu standard, kuhu suunas ma liigun. Ja keha kõrgeima vabadusastme saavutamine on selle standardi üks realisatsioon. Sedana meetod on üks paremaid kirjeldusi tõesest maailma siis kirjeldusest lähtuvalt, milleni ma olen jõudnud ise, sest ta on meie kaasaegsest kultuurist pärit. Eks see on kirjeldus, kuidas järjest täpsuse kaudu ületada kõike seda, mis meile siis eludes haiget teeb ja jõuda kõikide piirangute taha. Ja seda vahelüli, kus sa otsustad hakata elama vabaduse teed, ehk astud nagu vabaduse teele, nimetatakse effortless creation. Vahelüli on ta selles mõttes, et sa pühendud ego lahustamisega paralleelselt selle füüsilise tasandi mängu ilule. Praegu, kui sa veel ei tea, kes sa oled, et sa oled vabaduse egoismi taga, selle mängu taga, juhib su elu autopiloot, eks sa elad ellujäämisrežiimil. See on elu valumäng, ärevuse ja tuimestamise tsükkel. See on elu sellises segaduses, keerukuses. Ja suht väljapääsmata, kus on pidev puudus ja ebakindlus. Tegelikult elu ebainimlikkuses. Pingutuseta loomine, see alus, on viiedimensionaalsest reaalsusest teada saamine ja selle omaks võtmine. Kuna sa elad füüsilise keha sees, on väga mõistlik timmida ta selliseks, et sul oleks ta sees mõnus elada. Looduses on kõik väga jäigalt paigas hierarhia mõttes. Milline tasand allub millisele? Loodusseadustel ei ole voli käituda kord nii kord naa. Ja nendest teada saades tekib sul väga suur kindlus ja võimekus muuta. Füüsiline tasand, kuhu kuulub keha, on hierarhias kõige madalamal, allub vahetult emotsioonidele, mis omakorda allub vahetult mõtetele ja kujutlusvõimele, mis omakorda allub taotlusele. Taotlustega saad juhtida ainult sina ise, olemuslik mina, mis on enne mõtet, enne kujutlusvõimet. Nii taandub kogu elu juhtimispult tegelikult ainult ühele nupule, taotluse tundmaõppimisele. Mida kõrgemale inimene areneb, seda sügavamalt hakkab ta aru saama psüühika ja keha omavahelistest seostest. Psüühika siin ei ole mitte midagi keerulisemat kui sinu mõtted ja kujutlusvõime koos vastavate emotsioonidega. Psüühika määrab füüsilise tasandi, määrab, mitte ei mõjuta teda. Iga detail sinu kehas on vastava info ja energiate kasutamise tulemus. Kogu psüühika saab tema mõju järgi füüsilisele kehale jagada kaheks, elu lõhkuv ja elu edendav. Kõik madalad teadvuse tasandid, apaatia, kurbus, iha, viha, uhkus, kahjustavad sinu elu igal võimalikul moel. Negatiivsus sõna otseses mõttes sööb sinu elu jõudu. Kõige otsesemat ja vahetumat kahju kannatab aga sa oma keha. Kui sinu igapäevaelu normaalsus on olla ärev, vihane, võistlev, võitlev, nördinud, lootusetu, kurb, meeleheites, depressioonis, muretseda, teisi taga rääkida, paika panna, siis sinu enda elujõud pöördub sinu vastu. Sel lihtsal põhjusel, et sa ei oska teda juhtida, sest keegi ei õpeta. Seepärast ma nimetan seda allalaite eluks. See pole elu, see on vindumine. Väsimus, jõuetus, rahulolematus ja siis tuimestamine. Alles siis, kui sa hakkad elama tões, ja seda sõna otseses mõttes tões, praegu sa elad vales, ehk sa lõpetad ohvri illusiooni mängimise, ehk oma emotsioonidele pimesi allumise, tõused sa tasandile, kus hakkab avanema elu ilusam pool, kus sa avastad ühe kingituse teise järel. Kõige võimsam, mida sa kohe hakkad kogema, on järjest vallanduv elujõud. Sa saad sõna otseses mõttes oma jõu tagasi. Sa saad oma elu tagasi. Ja see ei ole üldse väike asi. Veel kord,
keha on hierarhiliselt kõige madalamal astmel, see tähendab, ta väljendab otseselt üks-ühele seda, mis toimub su energeetikas. Energeetika omakorda allub otse mentaalsusele, mõtetele ja kujutlusvõimele. Selles teadmises peitub teadmine nii keha seisukorra juurpõhjustest kui ka võti kõikidest nõrkustest ja vaevustest väljumiseks kehas. Kujutlusvõime koos mõtetega on kausaalne tasand. Keha väljendab täpselt seda, mis toimub sinu mentaalsuses, ettekujutluses. Pingutuseta loomises nimetatakse kujutlusvõimet loomislaboriks, et edasi anda tema tõelist võimu. Kujutluspildid ja uskumused ei ole mitte mingid teisejärgulised nähtused, mis natuke mõjutavad su elusust. Iga uskumus on veendumus, et maailma asjad selles osas on just nii. Ja füüsis, keha, korraldub täpselt selle veendumuse kohaselt. Kui sa vaatad oma mõtteid, keha mis tahes aspekti kohta ja vaatad oma keha, siis need kattuvad üks-ühele. Sulle tundub, et sa kirjeldad reaalsust. Tegelikkuses sa lood seda kõrgema reaalsuse ehk kujutlusvõime ehk loomislabori kaudu. See on hästi kiire mäng. Ja see ei kehti kaugeltki ainult keha kohta, see kehtib kõige kohta su elus. Keha kogeb ja väljendab seda, mida sa hoiad oma mõtetes ja kujutlusvõimes. Mida suurem on negatiivsus osakaal, seda nõrgemaks ja väetimaks su keha muutub. Ja vastupidi, mida kõrgemale teadvuse tasandile sa küpsenud oled, seda vabamalt su keha ennast tunneb, kuni saavutab täieliku lõõgastuse seisundi, homeostaasi ehk normaalsuse. Ja sellises normaalses kehas toimub väga suur muutus. Kõigepealt keha energiasüsteemis, mis kajastub vahetult massiivse muutusena ajus. Mittekoherentsed kõrgsageduslikud beetalained, mis on stressis aju tavaline seisund, muutuvad harmooniliseks. Piltlikult antakse kehale teada, et sõda on lõppenud, algab rahu ja tervendamise ülesehitamise aeg. Aktiveerub 8 hästi erilist geeni, mis kõik on seotud noorendamise, tervendamise ja fataalsete haiguste supressoritega. Ja keha hakkab tootma kõige kõrgema kvaliteediga valke ning seeläbi muutub keha ka füüsiline välimus. Lisaks aktiveerub IgA immuunglobulin A ehk keha immuunsus muutub niivõrd tugevaks, et haigustekitajatel on peaaegu et võimatu ellu jääda. Siit tuleb see võimalus, ma olen alati terve, selle reaalsus. Ja keha kiirele vananemisele tõmmatakse pidur. Sedona baaskursusel osalejate väga tavaline tagasiside on, et nende käest hakatakse küsima, mida sa endaga teinud oled, sa näed kuidagi hästi selline värske ja noor välja. Ja veel kord, tervis on elujõu vaba voolu väljendus kehas, nagu elujõu ülevool, mis avaneb oma täies väes alles siis, kui sellelt voolult võetakse maha või on maha võetud kõik plokid või vähemalt suuremad plokid. Et kogu see allasurutud emotsionaalse valu massiiv. Pingutuseta loomise absoluutne eeltingimus nii keha modelleerimise osas kui ükskõik mis muus osas, mida sa tahad oma elus muuta, selle absoluutne eeltingimus on puhastumine, selle valumassiivi laustamine. Sest muidu lood sa iha tasandilt. Iha on puudu olemise valu, pinge, ehk kunagi ei ole piisav. Su baasseisund iha tasandil on rahulolematus. See ongi elu ego haardes. Ja selle kaudu luues ehk egost lähtuvalt luues, lood sa kogu aeg sama tasandi kvaliteeti üha uuesti ja uuesti. Endale aru andmata, mida sa teed. Sa ei teagi, kuidas see käib. Sest su loomise alusmotiiv on vale. Sa tahad luua raha, ilusat keha, suhteid, reise, rikkust, kõike selleks, et tunda ennast hästi. Ehk sa tahad asjade kaudu õnnelikuks saada. Luua trigereid, mis käivitaksid hea tunde, rahulolu seisundi. Ehk sa tahad kinnistada ennast asjade horjusesse, trigerite horjusesse. Ja imestad, miks manifesteerimine ei tööta. Loodusseadused ei luba seda. Sa tahad liiga vähe. Loomine elab vabaduses. Inimene ise on vabadus. Loomine on vabadele.
loomise energia on loomisrõõm, mitte puuduse valu. Sinu kui looja seisund ei saa sõltuda sellest, mida sa lood. Taba ära see absurdsus. Mingi asi määrab selle, kuidas ma ennast kogema pean. See on orjus. See on kõige väiksem mäng üldse. Ja seda mängu mängides sa kaotad alati, see on põhjus, miks eneseabi tavatasandil ei tööta. Sedona meetodi effortless creation ehk pingutuseta loomine pakub teist äärmust, võimekust elada kõige suuremat mängu, vabaduse mängu. Ilus terve keha on sellise mängu loomulik tulemus. Nüüd veel üks nüanss, miks emotsioonide vabastamise oskus ehk puhastumine on absoluutne eeltingimus kõigele, mida sa elus kogeda soovid. Üks asi, üks fakt, mida paljud ei tea, on see, et iga negatiivse emotsiooni kaksikvend on süütunne. Süütunde kogus aga näitab otse inimese enesehinnangut. Seega, mida rohkem on alla surutud emotsionaalset valu, seda halvemini inimene ennast tunneb. Mida halvemini sa ennast tunned, seda suurem on sinu alateadlik süütunne, et sa ennast halvasti tunned. Ja mida rohkem sa ennast süüdi tunned, seda madalam on sinu enesehinnang. Mida madalam on sinu enesehinnang, seda raskem on sul edukas olla, raha teha, suhteid luua, kõike teha. Ja omakorda seda ebakompetentsemalt ja ebaturvalisemalt sa ennast tunned. Ja nüüd keha hakkab kogema või koguma mahtu, et massi kaudu turvatunnet kompenseerida. Siin tekib täielik põrguring. Enamus elavad selles põrgus. Praeguses eneseabis väga levinud enesearmastamise ja enesehinnangu koolitused on sellisest sügavast teadmisest, ego tagusest teadmisest lähtuvalt siiski ainult jäämäe tipu sulatamine. Kuniks alla surutud negatiivsus on alles, on kogu see teema väga õrnal jääl. Täiuslik tervis on siit lähtuvalt terve enesearmastuse näitaja. Selle mõiste sisu on aga tegelikkuses hoopis midagi muud, mida meil selleks peetakse. Üldlevinud arusaamise järgi on enesehinnang minu psüühika hinnang minu psüühikale ja fiisisele. Selles mängus sa juba oled ette kaotanud, sest alati jääb sügavalt kummitama, ma ei ole piisav. Kui sa hakkad kasutama enesesisendust, et ma ikkagi olen piisav, siis tegelikult lõpuni ei aita ka see. Taustale jääb ikkagi mittepiisavuse tunne alati alles. Ja sellega koos ka selline kerge vindumise tunne elus, seda ka rahaliselt väga edukatel. Tõeliselt kõrge enesehinnang avaneb proportsionaalselt sinu võimega ennast armastama õppida. Just nimelt õppida. Ja see on kaunis keeruline, sest keegi ei õpeta seda tegema õigelt aluselt. Sest see mina mõiste ise on valedel alustel. Milline alus siis on õige? Igaüks teab ilmselgelt tõsiasja, et sinna, kuhu läheb su tähelepanu, sinna läheb su energia ja see aktiveerub su elus. Seda tuleb juurde, see on fakt. Ehk kõik, mida su tähelepanu fookus puudutab, läheb nagu natuke särama. See saab sinu selle hetke kogemuseks. Ehk ainukeseks asjaks, mis sul sellel hetkel sinu maailmas on. Kui nüüd õppida tooma see sära tagasi sinna, kust see sünnib, see sära sünnib iseendale, siis paned sa särama kõige kallima oma elus üldse, iseenda olemasolu tunde. Eks sa tood oma armastamise võime iseendale tagasi. Sõna otseses mõttes sa hakkad ennast armastama. Sedona meetodis nimetatakse seda U-turn meetodiks. See on tagasi tõmbumine, tagasipööre. Selles kogemuses hakkab ise avalduma kõige sügavam armastuse kogemus. See on olemuslik armastus, tingimusteta. See on midagi, mis tegelikult on sul kogu aeg olemas, aga sa ei oska seda aktiveerida. Kui sa selle ära õpid, hakkab sinu olemusest kiirgama soe, sügav kindlustunne, mida ei väära juba mitte miski. See on nagu päike tõuseb sügavalt sinu seest. Ja sinu reaalne kogemus on, et mul on kogu aeg hea, kindel, turvaline olla. Ma olen hoitud ja kaitstud. Ja sa ei pea seda sisendama endale. Teoorias ei anna see mingit efekti, just selle oskuse praktiline omandamine, iseenda armastama õppimine avab tee kogu teaduse tehnoloogia kasutamisele, sealhulgas effortless creationile. Sest alles siis toetud sa õigele vundamendile. Kõik teised vundamendid
on oma olemuselt tegelikult ju pealisehitused. Muidu sa ehitad nagu kogu aeg õhku, miski ei ole püsiv, kõik vajub ära kogu aeg alt ja pealt, kindlusta, kuidas tahad. Selles olemuslikus sügavas armastuse kogemuses hakkab keha ise paranema ja siit on teda ülikerge modelleerida. Stalkeri kursusel on meil sellel teemal terve moodul ja üks selline eritehnoloogia, mis töötab natuke ebatavalisel moel, kõrgemal tasandil. Ja seda ma jagan ka aprilli lõpus algaval Effortless Creationi ehk pingutuseta loomise kursusel. Ehk siis enesehinnangul on ka absoluutväärtus. Eks see on selline hetk, millal inimese kindluse tunne muutub nii võimsaks, et kogu see mõiste, kindlustunde mõiste ja enesearmastuse mõiste lakkab olemast. Ta kaotab oma tähenduse. Enesele hinnanguste andmise lõpp on tegelikult kõrge ehk terve enesehinnang. Teadvusena ja olemusena sa hakkad kogema ennast absoluutväärtusena. Siin puuduvad skaalad. Ja nüüd, kas me üldse peaksime tahtma endale ilusat keha? Tervet küll, see on ilmselge, aga ilusat. Kas me peaksime teda tahtma modelleerida? Sedona meetodi rajaja Lester Levenson vastas selle küsimuse peale nii. Kindlasti peaksime, kui me ei oska seda teha. Ehk sa peaksid muutma oma võimetust olla selleks võimeline. Kui sa ei oska oma keha täiuslikuks muuta, sa peaksid õppima seda tegema. 5 tasandi mõistmine avab teadmise kujutlusvõime jõust ehk põhjuslikkusest tasandist siis. Minu keha on mu mõtete ja kujutluste, mis mu keha kohta on, täpne koopia. Ehk kui ma tahan ilusat ja tervet keha ja mul ei ole seda, siis mul puudub veendumus, et ma saan seda ise luua. Kui mu keha jääb haigeks, on mul veendumus, et haigeks jääda on normaalne. Sellel tasandil elan ma ohvrina. See ei ole vabadus. Sedona meetod on piiramatu vabaduse tee. Vabaduse tee viib aste-astmelt ohvri seisundist välja igal tasandil, ka keha tasandil. Nendel tasanditel, kus me kogeme ennast ohvrina ja ka nendel, kus meil on veendumus, et ohver olla ongi normaalne, natuke haige olla ongi normaalne, natuke ülekaalus. Sest kõik elavad nii. Ja seetõttu me isegi ei kirjelda mingite piirangule allumist ohvriks olemisena ja ei püüagi sealt väljuda. Ehk endale aru andmata allume orja staatusega. Kuna suurem osa et sinu mõtetes ja kujutlusvõimes toimub vast on alateadlik, siis see nõuab täpset teaduse tehnoloogiat, et see lahti häkkida. Ja muutuskehas on garanteeritud, sest keha on hierarhia kõige madalam lüli. Mina ei ole keha, mul on keha. Mida ma saan kaugelt rohkem ja kergemini muuta, kui mulle on õpetatud. Ma saan teda disainida nagu oma autot. Ilus keha ei ole tegelikult eesmärk omaette. See on pigem teatud meisterlikkuse näitaja, kuidas minimaalse sekkumisega saavutada maksimaalselt hea tulemus. Suurem rõõm tekib just oma meisterlikkuse tunnetamisest keha üle, oma väe tagasisaamisest. Terve elujõulise keha kõige suurem väärtus seisneb tegelikult hoopis muus. Sul vabaneb tohutult eluaega. Kui keha on päriselt parimas vormis, siis ta muutub justkui nähtamatuks sinu enda kogemusena, mis on ka minu kogemus praegu. Ta on nii kerge, nii mõnus, nii tasakaalus, nii jõudu täis, et ta ei nõua enam üldse tähelepanu. Ainult natuke vett, natuke süüa. Ja see aeg, mis vabaneb keha tervendamisest ja orjamisest, on tegelikult hiiglaslik. Kujuta ette, et sa pole enam mitte kunagi haige, mitte kunagi jõuetu. Et sul ei ole mitte ühtegi negatiivset või halustavat mõtet oma välimuse kohta. Et ükskõik, mis sa selga paned, see istub sulle nagu valatult. Et ükskõik, millal sa peeglist, et su keha sulle ette satub, sul on nagu tekib siuke kerge heaolu tunne, sest keha lihtsalt näeb nii hea välja. Ja sa ei pea oma keha enam endaks. Tegelikult ilus trimmis täiuslik keha ei tee sind keha orjaks. Täpselt vastupidi. Mida kehvemas seisus sa keha on, seda rohkem sa pead teda orjama. Seda rohkem seda lõksus oled. Ehk oskamatuse eest maksad sa kõige kallimaga, oma eluga, oma eluajaga. Kui sa oled muutnud oma keha selliseks, et sul pole ühtegi põhjust tunda ebamugavust või vastuseisu, selliseks, et su keha päriselt meeldib sulle, laseb keha su vabaks. Sa hakkad elama kehas nagu uues luksusautos, kus on lihtsalt väga mõnus olla.
ja keha ise hakkab tootma peent naudingut tänuks selle eest, et sa oma rumalusega ei karista teda enam. Sa lubad tal täiel rinnal elada. Ja nii annab ta sulle vabaduse uurida veel palju sügavamaid olemuslikke naudinguid, mis ei sõltu enam üldse kehast.